Nii, oleme tagasi finaali duplite ehk paarismänguga. Meie kanname üle hetkel sega duplit, kus kohtuvad omavahel Harri ja Veronika versus Tiia ja Jani. Jimmi, ütlen Jani, Jimmi, vabandust. Jimmi, Tiia versus Harri ja Veronika. Väljas on kõrval 3 kuuli ja soomlastel on 2 kuuli ja teise kuuli kasutas Snadisse. Ja meeldetuletuseks, et tõrva vajab võiduks 2 duplit ja kui saavad 1 dupli võidu, siis on vaja neil triot, 1 triot. Kui aga kaotavad kõik duplid, siis on taas kord sama seis, et vajavad võiduks 2 triplit. Et taas kord miinimum 1 duppel ja võiduks 2 duplit ja siis on karikas tõrva. Nii et läheb võitluseks. Ütlen jooksvalt ka teiste mängude seise, aga esimene voor alles hakkas, file alles käis. Mängitakse 45 minutit. Pluss 1 nägi. Ja 12 mängu. Nii 2 punkti. Jimi lõi kuulid käes ja läks nädi välja ehk paneme tulemusi siia lippude näol. Hakkame segadupli numbreid kajastama. Tohvid mööda. Tiialt hea asetus. Ja 2 duplit, kordan, siis on võimalik vaadata veel Tõrva Petangiklubi Facebooki lehel. Siis on oma mängijast ei või minna.
oma mängija, siis on out. Vastasest jääb oma, on out. Tekkis küsimus, et soomlane lõi snadi ja jäi teine soomlane ette. Et siis ikkagi on see out, kui oleks vastase võistkonnas, siis oleks mängu edasi mängitud. Veronika vist kolmanda kuuli asetas snadi ette, jäi Liivi lõi ja taaskord kelle kuul see on seal? See käis vastu seina. See käis vastu seina. Suurepärane asetus Piialt. Ja Harri proovis lüüa ja ei saanud. Miks on pärast tervitab teise asetuse, aga sama nagu esimene. Vastastel on nüüd veel käes 2 kuuli. Superasetus Piialt. Nüüd on viimane kuul. 2 on peal soomlastel ja 2 jääb. Seis on 0-4. Teisi mänge on võimalik vaadata Tõrva Facebooki lehelt Tõrva petangiklubi. Snadist ruumi on. Harri, äkki pisut lähed?
täpselt Nadi varjab. Aitäh! Nii, Veronika asetab ja asetab hästi, Nadist umbes 15 sentimeetrit. Selle ühe suunas. Jimi läheb lööma. Ai, naksab natukene ja jääb kuul püsima. Jimi läheb, proovib teist kuuli lüüa, teist korda lüüa. Ja nüüd lööb Nadi, aga siiski jääb terve kuul peale. Mitu punkti teil on seal? 0 punkti on arve, see võidab, kes selle Ühe punkti kätte saab. Ühes tuplimängus, kus mängivad siis Kaur ja Robin versus Petri ja Toomas. Mängitud on 15 minutit ja seis on endiselt 0-0. Nadi on, ma ei oska öelda, mitmendat korda siis juba õues käinud. Kuuliseis on siis, tundub 2-2 või? Ei. Pea asetus Tiialt tuli esimeseks. Jimil on punkt või kuul käes. Ja Harril on 3 kuuli. Vot, mis seal teises mängus käis. Nadi ei läinudki õue, et Robin lõi ja kõik aplodeerisid, et Nadi on endiselt mängus. Meil siin käib turiste, kes siis tuuakse siia Lilleaeda ja räägitakse siin ajalugu ja mis siin kõik sünnib. Ja nad jäävad ka siis kenasti meie mängu jälgima. Aga vara hõiskasime seal, kui Robin ei löönud Nadi välja, siis Toto lõi ikka sellest Nadi välja ja nüüd on siis mängitud seda mängu juba 17 minutit ja mänguseis on endiselt 0-0. Robinil Kauril versus Toomas ja Petri.
nii et on väga põnev mäng. Et näeksid, kes siis selle 1 punkti saab, on ilmselt mängu võitja ja Kaur asetas seal 15 senti Snadi ette ja tõenäoliselt ka selles voorus võib see Snadi minna. No nii, Imi asetas superasetuse ja sai peale, et soomlased juhivad 4-0. Seal löödi ja Snadi on isegi paika jäänud, nii et Arvili ja Tipakene Vittu Sommit saavad siis 1 punkti juurde ja seis on 0-5 meie poolt vaadatuna. Üks punkt oli, jah? Üks. Imi, üks. Davai. Nii, jäin vahepeal kinni. Okei, sain ka vahepeal läinud teisele poole. Nii, nagu ma ütlesin, seis siis meie poolt vaadatuna on 0-5 segatuklis. Hirmsasti vajab Tõrva vähemalt 1 tuklivõitu, et oleks vaja saada kätte 1 trio. Kui võidavad 2 tuklit, siis lõpeb see finaal siinkohal ka ära. Aga praegult on veel vara rääkida, mänguaeg on alles 25 minutit ja seisud on sellised, et segatrios Tõrval on 0-5. Ühes tuklis, kus mängivad Kevin ja Toomas versus Jari ja Petri, on meie edu 2-0 ja Robin ja Kaur versus Toomas ja Petri, siis sai nagu räägitud, et seal on nad mänginud siis nüüdseks juba pea 21 minutit ja seis on endiselt 0-0. Snadi on liikunud peaaegu 2 meetrit juba edasi. Aga seekord Snadi välja veel ei läinud. Toomasel on seal 1 kuul käes ja ma arvan, et Robinil on ka veel 1 pakul lihtsalt. Võib-olla on kuula rohkem käes, ma hetkel siit väga täpselt ei näe. Nii. Toomas ja Kevin said 4 punkti juurde ja juhivad 6-0. Siin Veronika sai paremaks oma asetuse ja Jaani läheb lööma ja lööb ära. Tundub, et selles mängus, kus seis on endiselt 0-0, on suur tõenäosus, et keegi saab praegult punkti. Väidetavalt on 7 vooru seal mängitud ja nüüd läks Tõrva, ma ei oska öelda, 3-0 või 4-0 juhtima. Veronika tegi siis hea asetuse ja Jani, oi.
nüüd jäi vist kuul kätte kinni. Aga tee peaasetuse. Nopid järjest ära. No nopid viljad üles või? Nopib ära või viljad? No ma just räägin. Nopime viljad ära. Karu. No suurepärane, 3 punkti on juba peal. Üks hea asetus veel ja siis on back in business kohe. 0-5 taga, aga siis saavad kohe uuesti mäele. No super. 4 punkti ja mänguseis on kohe 4-5. Vaatan, mis on seis selles. Robin ja Kaur versus Toomas ja Petri. Suurepärane löök Totol. Seis on 4-0. 6 korda läks. Jah. Kes selles mängud on siis 4-0. Siis oli seis, vaatan kohe. Oi. Siis on 6-0. Need on mõlemad tõrvale ja siis segatuplis on 4-5. Praegult on kõik tõrva poolt vaadatuna väga hea. 2 tuplit on vaja. No mis nüüd? Tiia on eksinud 2 kuuliga. Tundub, et siin ees on väga puder. No 3. sai, aga kättis veel 60 senti vähemalt. Jah, Tiia imestab ka 3 kuuli oli vaja selleks. No kõik pudrutavad, need on näpud nii pehmeks läinud. No siit korralik julge vise, et väga pehme on siit eest. Ja Veronika sai ilusti snatti. Ma arvan, et Jani läheb lööma. Ja lööb hästi. See on... Ma arvan, et see ei käinud. Kuuliseis on 3-2.
rohkem pole vaja, Harri. Rohkem pole vaja. Pump peal. Ja nüüd läheb, kas nüüd toimugi asetama? Asetab. Ja asetab hästi. Ja meil on 2 kuuli ja Janil on 1 kuul. Oi. Nüüd on küll natukene läks pahasti. Tõmbas oma maha natuke ootamatult. No ei tea, vist on 2 peal ikkagi vastasel, tundub nii. Proovib oma suuna pealt mängida, sest mulle tundub, et neil on juba 2 peal ja üritab sealt siis pressida veel vähemalt 3. juurde, siis on juba 7-8-4. Ja sai 3. Ma pakun, et on 3. On ja 3. On 3. ka, jah. Tahad vinti? Ma arvan, et on 3, aga no alati võib mõõta, mitte midagi ei juhtu. Punkti. Siis on 8-4 või meie poolt vaadatuna 4-8. 4-8. Ja teistes mängudes on ka seisud. Siin on veel mängu küll ja veel. Mängida on veel 14 minutit ja natukene peale. Hea asetus liialt. Veronika läheb asetama. Ja paneb väga hea asetuse. Väga tubli. Hästi, Veronika. Hästi. Ja läheb asetama. Ai, miks?
Liisa läks liiga paremale. Mänguaega on veel 12 minutit. No nii, nüüd on 1, 2, 3, 2 on kuulid lisatud. Meid 4 kuuli ja soomlastel 3 kuuli veel käes. Jäi pisut kätte kinni. Sai ise ka aru, et läks nagu on. Oi, kuidas jooksis vahelt läbi ilma, et snadi kuhuli oleks puudutanud. Kevin ja Toomas juhivad 9-1 ja siis Kaur ja Robin, nemad juhivad, ma arvan, äkki 4-3. Ja siis Sega, Tuhvel, Veronika ja Harri on hetkel taga 4-8. Aga praegu oi. Natuke tugev oli. Aga äkki ei võtnud ära, aga äkki võttis. Ja vist on ikka teil teada tundub. Jah. Ikka üks jäi peale. Ei läinud ära. Vaatame uuesti. Ai, ikka natuke liiga paremale. Vaatame üks ära. Oota, minu kommipaber. Niiviisi voksas taskust välja. Kommipaber. Kalevi kommipaber. Jah. Sellist oli toiduarve. Seda ma ei tea. Ja siis Maris oli nagu vähe. Nii, ja seis on siis vahepeal muutunud 5-8. Mänguaega on jäänud 8 minutit. Nüüd asetas püüa hästi. 10 senti snadist.
ja Harri lõi kuuli ära. Kuuliga seis 2-2 ja käes on 4-4. Tiia läheb uuesti asetama ja sõidab täpselt Veronika kuulile otsa. Ilmselt Jani läheb nüüd lööma. Ja lööb ära. Ai, tsipakene üle, tsipakene tugev. Siin siukse tavalise maandumiskoha peal on väga pehme, tuleb nagu üle tõsta sellest, sest muidu ta istub seal kinni. Ja kahjuks läks. Kasutanud kuuli eelist ära praegult, kuuli seis on nüüd 2-2 ja vastastel on endiselt peal asetusorul. Snadi ette ja Snadiga koos tsipakene kaugemale. Ja just täpselt sinna mutta 8-5. Kahju, et see viimase pool, sest Janil on veel Janil, mis ma ütlen Janil, Jimil on ma räägin Janil, Jimil on üks kuul veel käes. Kuskil lõi. Ühes mängus juhivad Kevin ja Toomas 10-1, aga teises mängus on kahjuks taga, ma pakun 4-8. Ja siis soomlastele 2 punkti juurde, seis on 5-10. Mänguaeg on 4 minutit. Suures piiris on see voor ja siis veel lisa snadi, tähendab snadi voor. Ja siis on selge. Seal taga, kui keegi nägi, siis Robinsoni taaskord jätu. Kauril on veel 2 kuuli käes, Toomasel on seal, Totol on 2 kuuli. Ilmselt läheb Toto asetama. Nii, nüüd Tiial jäi lühikeseks kuul ja annab võimaluse Veronikal kohe ära kasutada see moment. Võtta see enda kätte tagasi. No just, on hea Veronika. Ja nüüd Tiia pisut pikaks. Saame soomlastab ühe kuuli veel kätte.
Kaur, kes tõi ära soomlaste kuulamisel snadis puhtalt. Jimi lõi ära siis Veronika asetuse ja läheb nüüd asetama Veronika. Mänguaega on jäänud alla 2 minuti ja see peaks olema või kukkus täpselt ära. On. See oli oluline. Ja siis tuletan meelde, et Tõrva vajab siit vähemalt 1 võitu selleks, et triodes on võimalus ka 1 võiduga pääseda või tulla võitjaks. Kui Tõrva võidab siit 2 tuplit, siis ongi mäng läbi ja Tõrva on võitja. Kui Tõrva kaotab kõik 3 mängu, vajavad nad võiduks 2 tuplit. Jimi kasutas natuke ka oma kuuli ja ma arvan, et Norri läheb lööma. Sul võib tagumine ka minna veel sealt. Mänguaeg sai läbi. No piisas selleks, et vastaselt see punkt või viimane kuul kätte saada. Seisud on sellised, et endiselt juhivad Kevin ja Toomas. Ma arvan, et seal ei ole punkte juurde pandud, sest seal on endiselt 10-1. Jimi asetas 10 senti snadist. Harri lööb ja lööb snadi õue ja saavad 2 punkti siit. Seis on 7-10. Nii, siis on Kevin ja Toomas juhivad Jari ja Petri ees 11-1 ja Kaur ja Robin on samuti läinud juhtima 9-8. Toomas Toto lõi, aga tundub, et Tõrval jäi peale. Praegult tavatuplid peavad äkki. Nii, 1 tuppel lõppes sellega, et snadi läks välja ja kuna punkti seisu vahe on väga suur, siis see mäng aitab Tõrva vähemalt selleni, et neil on, kui nüüd peaksid kaotama 2 järgmist või 2 teist mängu, siis on neil vaja vähemalt 1 trio võitu. Aga mäng ei ole veel sugugi läbi, et ei näinudki, Veronika asetas paremaks. Kuuli seis on 4-4.
võib juhtuda, et aga jah, näen, et seal kaugemas mängus oli ja lööb küll kaunilt. Aga ei saanud ära. Aga Veronika teeb tubli asetuse siin ja hoiab endiselt. Kas see on teil snadi? Ma juba läksin sassi. Kas see on teil snadivoor juba või ma läksin sassi? Okay. Jaa, see on snadivoor. Seda ja seal, mis toimub, on see, et tundus juba võimatu Kauril, ta lõi ühega mööda ja siis vastane oli asetanud, no ei tea, 5 senti snadist ja praegu Kaur suutis paremaks panna. Ühesõnaga, Totol on veel üks kuul käes. Nii, Piia lõi ja see oli piisav hetkel, et terva ajada ringi. Piial on käes veel 2 kuuli ja teil on 3 vaja. Nii seal kaugemal on üks zoomida sinna taha. Tegi superasetuse praegult, said 2 ja läksid juhtima Toto ja siis jah, siin sai see mäng otsa, et nad ei lähe 11-7 soomlastele või siis meie poolt vaadatuna 7-11. Lähme siis siit üle. Vaatame siis selle otsustava mängu ära. See otsustab väga palju. Ja minu arust ei Toto oma kuuli praegu. Just. Et selle mängu või siis ütleme finaali saatus on selles mängus, kui Tõrva peaks selle võitma. Seis ei ole, on 9-10 sorgi.
nii, kaugelt tundus, et see number oli teine, 10, 11, aga tegelikult oli 9, 10. Ehk ühesõnaga, selle mängu, kui võidab Tõrva, siis triosi ei tule. Kui selle mängu kaotab Tõrva, siis Tõrva vajab üldvõiduks ühte triot. Hetkel on kuuliseis selline, et 2 punkti on peal Tõrval ja Tõrval on käes 4 kuuli. Võib-olla Toto läheks nadi lööma, siis saavad nad võidu. Ja võib-olla ta läkski seda tegema, sest ta ei läinud lööma parimat kuuli, vaid proovis seda snadi. Veel on võimalus snadi välja lüüa ja võit võtta, sest ka Peetril on 1 kuul käes. Ehk Toto valmistub snadi löögiks. Kui saab snadi välja, on nad kohe selle võitnud, sest see on viimane snadi voor. Ai. See oli lähedal, kaugus oli ideaalne, aga suund oli tsipakene vasakule. No hetkel on seis selline, Tõrval on 2 peal. Ja nüüd sõltub mängu saatus, kas tuleb siit punkt peale või Tõrva on võitnud selle mängu minu arust. Mulle tundub, aga võib-olla ma eksin, mulle tundub, et seal on 2. Võib-olla mõõdavad, aga see on väga lähedal. Jaa, pakun linti. See on lähedal, et Tõrva võib selle siit võtta. Vaatame, kuidas on. Ai, ei ole. Ei tulnud, jah. Ai. No, aga võimalus on. Ütleme niiviisi, et tegelikult on nüüd võtmed kõik Tõrva käes. Kõik Tõrva võitis selle võistluse ja triosi ei tule. Õnnitleme Tõrva klubi, kes tõi võidu koju, kaitsesid oma eelmise aasta võitu ja super. Kõik, väga tore, et võit jäi taas kord Eestisse. Ja veel toredam, et seda kaitses Tõrva klubi, kes eelmine aasta tulid võitjateks. No näete, kui toredad rõõmsad näod on kõigil peas. Hüppavad ja kargavad. Mis meil selle vastu saab olla? Väga tore. Super. Ja no Tõrva klubi on klubide karika võitja ja lähevad ka Eurocupile, nii et väga hea võistlus nendele ette. Nii et suurimad õnnitlused Tõrva klubile. Näete, kõik on õnnelikud. Vaatame, kui õnnelik on see üks operaator kõps sealpool. Minul ei ole kahju teid eetris hoida. Aga siis ilmselt kohtume siis, kui läheb autasustamiseks, et hetkel tundub, et on läbi saanud ka 3., 4. koht, et lähme uurime täpsemalt, et kas teil on mängud ka läbi või tuli 3. ära või? Peate veel edasi? 1 trio vaja võita. Siis Kärdla ja Räime ehk 3., 4. koha peale läheb endiselt võistlus edasi, et mõne aja pärast siis kanname nende mängu üle. Seniks aitäh!